Kas te sihukest asja olete teinud nagu näiteks lastega nagu õhuinstrumendid? Lased puusad. Lased lõõtsaga, avan, keha on lõõts ja lähengi, liigun 2-3 sammu kõrvale. Viiul. Teine käsi. Ja tunnetas ka seda, kas mul on mingi vahe, kui ma teen asju vasaku käega või parema käega, mis on mu domineeriv käsi, dominantne käsi. Teise käega. Liigu ringi. Kitarr ühes käes, kitarr teises käes. Cello. Jalad liigutavad kaasa. Väga kaunis, väga kaunis. Orkester on koos. Bändi peaproov on praegu. Lõõts. Jätad jalad paika. Võtan nagu sükse suure lõnga kera enda kätte ja hakkan seda rulluma või võtan korvpalli ja kerin seda enda poole. Niimoodi, et ma kerin seda jalgade ja puusadega ja mu käed on projektsioon sellele. Jalgade ja puusa tööle. Õlad suurelt, tabaluud. Kiiremaks. Kerin. Jalgadega, puusaga. Vahetan suunda. Surun endast eemale kergelt. Tulen ülesse ja lainetan. Panen seljalained pikalt, mõnusalt suurelt käima. Mõtlen niimoodi, et kui su põlved on ees, siis lõug on taga. Kui lõug on ees, puusad on taga. Jah. See on sihukene, kuidas öelda, et mulle see sõna nagu soojendus nii palju ei meeldi. Mulle meeldib see, et me hakkame kohe tegutsema. Et me tegutseme aga rahulikumalt. Suurelt. Tunnetad iga lüli. Mõtlen nagu ujud kuiva maa peal. Et ma olen sukeldunud kuskile järve põhja näiteks ja seal, kus pilved on, seal on veepind ja ma tahan tulla tagasi ülesse. Lainetan ja hakkan seda lainet suunama kuskile. Igale poole, kuhu pea läheb, keha tahab järgi tulla. Igale poole, kuhu pea läheb, keha tahab järgi tulla.